laupäevad ja mõtlesin, et kui ma luban, siis ma teen. Nii et eks mingi kell 12 kell on praegu mingi 2 läbi juba, ma joon ikka veel oma hommiku kohvi, väga mõnus on. Ma lihtsalt chillin, ma olen tõbine olnud juba pikemat aega, ehk siis ma täna lihtsalt olen, puhkan, ravin ennast ja ma ei tea. Rohkem väga plaani ei ole, koristama peaks. Nii ma arvan, et ma äkki näitan teile, kuidas ma koristan täna. Ja siis, ma arvan, et ma täna mingi mukki ei viitsid teha, kui ma nii mitte kuskil ei lähe. Mingi mõnusama outfiti tahaks selga panna, kui aus olla. Ja siis, ma ei tea. Aga praegu ma joon oma hommiku kohvi ja vaatan Kriti uut vlogi, või no tegelikult see mingi vana vist, ma ei tea, aga vaatan ta vloge. Kunagi ma vaatasin ka mingit vlogi ja siis kuidagi me ei olnud nagu, või no ma ei tea, kuidagi ei tõmmanud. See oli vist see kõige esimene. Aga nüüd mul nagu räigelt meeldib, nagu ma ei tea. Nii et jah, olen nagu eile ja täna olen ta vlogi vaadanud suht palju ja väga huvitavad on. Ja nii ma siin olen. Mul on nagu mingi aeg tundsin, mul on nagu peapaks ja siuke nohu ja kurk on valus ja siuke nagu veider. Enam nagu kurk ei valuta või no ma lasen nagu õhtuti hakkab valutama. Ma lihtsalt on alati niimoodi, et õhtuti on nagu haigus hullem, kui on hommikuti. Ehk siis õhtuti on natuke loppes, siis ma lasen mingit rohtu endale. Aga ma ei tea, praegu on fine. Mul on nohu tekkinud. Nüüd peaks äkki mingit nohurohtu. Ma ei tea, mul on nagu, on üks asi, jääb vaiksemaks, tuleb uus asi ja mingi niimoodi kogu aeg. Et see on veits annoying, aga it is what it is. Nii et jah, ilusat hommikut teile. Täna on 20, mis on? Täna on 21 oktoober. Sügis on täiel rinnal huugamas. Korter on nii külm. Ma arvan, ma sellepärast olen ka haige, et mul on kodus nii külm. Mul on see elektrirotikas siin, aga see võtab nii palju elektrit, et ma ei taha seda väga kasutada. Ehk siis jah, ma pigem külmetan ja olen haige, kui maksan arveid. Jep. Aga jah, ma ei tea. Ma joon oma kohvi, hängin, chillin ja näeme varsti. Nii, ma panin selga siukse roosa seti. All on valge topp, ma panin juukst lihtsalt kinni. Siin on rätik, ma pean selle panema ära vannituppa. Ja ma arvan, et ma alustan nõude pesemisest, nii et lähme nõust pesema. Minu arust on alati see, et nagu kui köök on korras, siis näeb korter juba nagu väga palju varem välja. Aga kuna mul on köök nii pisike, siis see läheb nii kähku nagu mustaks. Mitte mustaks, sassi läheb väga kiiresti. Ja siis ongi siuke nagu veider, et just kui nagu köök oleks nagu must või siuke, aga samas tegelikult nagu ei ole hullu. Nii et mul on praegu siin mingid pannid, värgid, need peab kõik ära panema. Ja jah, ma arvan, ma panen mussi, ehk siis ma teen teile mingi timelapsi. Köök on nüüd enam-vähem korras, läigib, siin on mingid plekid, oota, kaamera on sitane. Nagu
siin on mingid plekid, vaata, kui ma olen nagu pannud just pestud selle poti nagu siia peale, siis ta nagu keeb kuidagi, ma ei tea, kui keegi teab, kuidas sellest lahti saada, siis palun aidake mind, aga nõud on pestud. Noh, jah, okei, las see olla, aga muidu kõik on puhas toidu iu, peab ära viskama veel siit kraanikoosi põhjast. Ja, tundub, et on fine praegu, liigume edasi. No suurtuba on praegu selline väga jube, siin on nagu, meil on nii palju mingeid juhtmeid, siin on prügi, mille peab ära viima, taara, mille peab ära viima, nii palju jalanõusid, et paha hakkab see matt kogu aeg lendab ringi siin. Ma panime siia, ma ostsin uue vaiba siia korterisse, see on siuke pehme, see on Sintseist, väga mõnus siuke, 20 € ainult. Ja siis me panime selle vaiba siia, mis muidu siin korteris oli, sest et siin on kivipõrand ja see kivipõrand on hästi külm. Siis me panime selle vaiba siia, aga see vaip on siuke, mis tõmbab nagu mustust täiega ligi. Eks see vaip on kogu aeg sitane. Ja ma ei viitsi tolmukaga kogu aeg nagu tõmmata, nii et see on nagu ta on. Voodi ära teha on juba veits parem. Mu meigi asi siin on ka nagu väga jube. Eile pesime pesu, siin on need asjad. Ühesõnaga, siin on mingid õunad ja siin on mingid riided, mida ma enam ei taha. Ja nagu ühesõnaga väga palju mingit sükst nagu stuffi. Voodialune on ka nagu sitaks mingit manti täis. Sest see korter on nii pisike, mul ei olnud kuskile panna. Nii et need on seal, nii et need peab veits taha poole lükkama, sest neid ei ole näha ja see koha nagu puhtam. Ma tahaks selle lina ära vahata tegelikult. Ma tahaks selle ära pesta ja panna uue lina. Ja, ühesõnaga, kõik on nüüd fine, aga kõik ülejäänud on lappes. Got the kick. Nüüd lõpetasin koristamisega või ma ei jõudnud nagu täiesti valmis, aga ma teen mingid asjad, ma ei tea, homme või millalgi. Ühesõnaga, selle tegin korda, siin on pesulapi siin kokku. Kapis koristasin oma pesusahtli ära, viskasin mingid sokid ja värgid minema, mis on nagu nii rõvedad juba, et neid ei saa kasutada. Ja siis tegin selle laua puhtaks, nagu te nägite, et jah, nagu üldmulja väga ei muutunud, aga ma tegin väga palju. Et kui lihtsalt nipet-näpet nüüd ära panna, siis on hästi. Ja Siim kohe jõuab, me läheme käime poes. Ja siis ma arvan, ma täna rohkem väga ei filmi, võib-olla mingi klippe teen, aga jah. No tere hommikust. Mina siin jälle, täpselt samas kohas nagu eilegi. Ja kell on jälle 2:30. Jah, ma jälle istun siin, joon oma kohvi. Täna ma olen jälle terve päeva üksi kodus. Siimul on Tartus mäng, eks teda ei ole. Ja ma ei tea, mis ma teen terve päeva, mul ei ole ühtegi plaani. Ma eile koristasin terve kodu ära, aga voodi on sassis, on ju. Aga nagu, tolmukaga peaks tõmbama ainult. See on ainus, nagu muidu on kõik suht puhas. Ja ma ei tea, mida ma teen terve päeva. Miks siuksed reklaamid on? Aga jah, ühesõnaga ma ei tea. Peaks kaped suu panema, mul hambad nii viltu juba. Vot, see ongi terve mu päevaplaan, kannan kapesid. Igastahes. Ja, ma ei tea. Tahtsin lihtsalt update ida teid, et on järgmine päev ja mul pole ühtegi plaani. Ja, mul ei ole rohkem midagi öelda praegu. Tšau. Ma arvasin, et mul on täna nagu täiesti vaba päev, et ma ei tee nagu mitte midagi. Ja mul järsku tekkis võimalus minna töövestluse laadsele asjale, ehk siis ma tegin ennast mingi 20 minutsaga, tegin kähku mingi meigi, panin mingid riided selga ja ühesõnaga ma lähen mingile töövestlusele. Nii et jah, ma ei tea, ma praegu ei ütle rohkem midagi. Eks siis ole näha, vabandust. Eks ole näha,
kuidas, mida hakkab toimuma. Ma veel ei taha nagu midagi rääkida või öelda, sest et ma ei tea, kui tõenäoline see on, et midagi sealt tuleb, aga kui tuleb, siis ma räägin teile, kui ei tule, siis ma rohkem seda teemat ei puuduta. Et jah, kell on praegu umbes hakkab 6 saama, ma pean kell 7 seal olema, see on Nõmmel. Ma sõin just, mu kõht teeb hääli. Nii et jah, soovige edu mulle. Thanks. Tere hommikust. Ma ei julge kõvasti rääkida, sest et Siim magab teises toas. Ühesõnaga, lähen pesema. Ja tahan enne hambad pesta, näo pesta, juuksed läbi kammida. Siis ma lähen pessu. Lähen täna ööseks tööle. Oh my god, tuul. Jah, ühesõnaga, lähen ööseks tööle. Jah. Good luck. Tervitused. Käes on hommik. Ma olen terve öö olnud tööl, kell on 8 läbi midagi. Ma jõudsin mingi 10 minutit tagasi koju. Tegin mulle kiire snäki. Mul on mingit lisamessine. Mul on jälle kodumust. Ma just näitasin teile, et ma karistasin. Jälle must. Ühesõnaga, ma jõudsin koju. Ma teen kiire tampsud siin ja siis ma lähen magama. Ja siis ma lähen homme jälle ööseks tööle. Niimoodi 3 ööd järjest. Nii et jah. Veits okei oli täna nagu. Ma ei tundnud, et ma mingi hullult väsinud oleks. Kuigi no ma tean, et kui mu pea patja puudutab, siis ma olen mingi täiesti nokkis. Tegelikult ma nagu olen väsinud, aga sorry, ma olen täis suuga söön. Ma räägin mu aju juba. Täis suuga räägin. Mõtle peale, mis saab suu. Igatahes. Et jah, üllatavalt okei shift oli. Ei ole täda midagi. Mul lõualuug laksub. Aga kui täna oli nii hästi, siis homme üle homme. Lappes raudselt mingi shift venib. Inimesed ei tule kohale, siis on raskem shift, nagu kui mida vähem inimesi raskem shift on. Jah, aga ma praegu siis lõpetan. Lähen puhkan ennast välja. Ja äkki homme näeme. Adios, amigos!